Järjekordse tunnustuse oma patriotismist ja teotahtest annavad Nõukogude Eesti noored Tudulinna hüdrojõujaama ehitusel. Kommunistlike noorte tublid töökäed ja entusiasm suudavad paisu ehitamisel ületada kõik takistused. No kes selle külarahva käest küsis. Virumaa Komsomoli löökeehitus oli ja tehti valmis, aga seda küsinud keegi. Eestis on inventeeritud üle 1000 paisu ja võiks täna erinevate andmete, erinevate uuringute põhjal väita, et nendest 700 on siis endiselt nii-öelda takistuseks erinevatele liikidele meie jõgedel. Mõnede inimeste jaoks sümboliseeris ta kunagi mingit mälestust ja minu jaoks sümboliseeris ta kunagi ka ju lapsepõlves mingit lahedat mälestust. Ja pigem mõeldakse vähem sellele, kui palju halba sellised vanad risud loodusele teevad. Et me peaksime tegelikult vaatama inimestena natukene kaugemale kui oma eluaja piires. Et meil on siin nagu tore võib-olla ujumas käia, aga me ei mõtle nagu seda suuremat skaalat, mida see nagu võib teha 100 või 200 aasta pärast. Jah, see oleneb ka kalaliigist, eks ole. Lõhering on niimoodi, et on tegelikult 1-2 aastat jões ja siis ta on, ütleme, 1-4 aastat on ta meres. Ehk siis, kui me paneme kinni, siis tegelikult on see 1-4 aastat olevad siis kaladest, et nad ei pääse sinna ja siis see tegelikult see jõgi sureb nagu välja. Pais on ennekõike jõgedel selline võõrkeha. Ta toimib kui rändetakistus erinevatele kalaliikidele ja pigem me defineerime täna paisutust Eesti jõgede peale, et ta on ikkagi ehitis ja ta on rajatis. Ta vajab erinevat hoolt, ta vajab rekonstrueerimist, et juba ka see ehitis ise võib muutuda jõekeskkonnale aja jooksul ohtlikuks, aga see ei ole ainukene negatiivne mõjufaktor, mida need paisud omavad. Esialgselt paisud rajati ju kunagi aegadel, kus igas külas oli oma viljaveski või jahuveski ja siis loomulikult olid ta tehnoloogiliselt õigustatud, sellest oli inimestele kasu, siis tehtigi asju niimoodi. Täna me ju ei jahvata ise oma jahu kodukülas, vaid ostame selle poest, ehk siis ka see päris põhjus, miks kunagi paisud olid kasulikud, vajalikud ja inimeste igapäevaelu osa on ammu ilma ära langenud, aga millegipärast me sellele ühele asjale kipume klammerduma, et see üks tehnoloogiline vidin selles tootmisahelas, et see peaks kuidagi alles jääma. Aga kõik muu elu on juba ammu ilma edasi liikunud. Ajaloolistel aegadel ka selle jahuveskite, võib-olla ka saeveskite paisude, kui need võib-olla konstruktsioonid, kui te kujutate ette, olid rohkem võib-olla puidust ja nii-öelda puitvarjadega pais, siis ka see mõju jõe elustikule ja kaladele oli väiksem, sest inimesed käitasid neid paisusid ja kasutasid seda veejõudu ainult nendel hetkedel, kui seda vaja teha oli. Ja tegelikult osal aastast või enamus aastal või poolel aastal lasti see paisjärv alla ja ka need kalad ja see elustik sai ikkagi vähemalt sellel hetkel nendel aastatel perioodiliselt seal jões edasi ja tagasi liikuda. Enne oli vesiveski või jahuveski oli. Pais oli ikka olemas enne ka. Aga elektrijaamus ei ehitati suuremaks see pais. Elektrijaam avati vist 49. või 48. aastal. Terve külas oli elektrit ja siit läks ju Aljalasse ja Vihulusse läksid liinid veel. Ennem olid lambivalgel õppisid kooliski. Said raadiot kuulata, muidu oli akuraadio, seda külast oli laadimast Reevergi juures. Suurem probleem tekkis siis, kui neid paisus ehitati juurde ja ka need vanad paisud rekonstrueeriti, hakati rajama ka hüdroenergiajaamasi
sest 40ndatel aastatel oli elektridefitsiit ja neid variante otsiti, kuidas seda elektrienergiat toota ja sellel ajahetkel võib-olla oligi see hüdroenergiajaam vähemalt elektrienergia kontekstis mõistlik ja vajalik ja odav ressurss, kuidas see sealt siis nii-öelda kohalikele elanikele kätte saada. Selle raames siis need paisud betoneeriti, tihtipeale need paisud dimensioneeriti üle, et kätte saada seda maksimum veejõudu ja mingi osa ajast tõesti need hüdroenergiajaamad siis täitsid oma esialgset eesmärki. No hüdroenergia tootmine Eestis tervikuna on täiesti mõttetu. Et ilmselt kõik, kes vähekene on ringi sõitnud, märkavad, et Eestimaa on küllalt lame. Ehk siis neid kõrguste vahesid selleks, et hüdroenergia tootmine mingilgi viisil mõistlik oleks, meil ju ei ole. Need hüdroenergiajaamad andsid ainult võib-olla 2-3 kuul aastast. Ülejäänud ajal need vanad turbiinid ei saanudki töötada, sest ei tulnud piisavalt vett peale. Ja no elektrijaam andis kuskil 10 aastat. No eks ta nüüd näha, lagunes ära. Varastati metall ära ja mis jaksati ära viib. Nii Varangu hüdroenergiajaam kui ka mitmed teised Eestis olevad hüdroenergiajaamad üpris kiiresti tegelikult lakkasid töötamast. Tulid teised alternatiivid elektrienergia tootmiseks ja siis tegelikult see pais aastakümneteks unustati ära. Keegi sellega rohkem edasi ei tegelenud. Ta ei täitnud oma esialgset eesmärki enam, aga seda jõge ka mingitel põhjustel siis ikkagi ei taasavatud. Üldjuhul need paisud peamistele kalaliikidele omavad mõju siis ülesvoolu. Need kalad ei saa sellest paisust enam ülesse, nad ei saa enam rännata oma ajaloolistele kudealadele. Kui rändetõkke pannakse jõe suudmesse või suudme lähedale, niimoodi, et kalal puuduvad ligipääsud koelmualadele, siirdekaladel, siis see efekt on 3-4 aastaga võib öelda, et see varu on selles mõttes kadunud, et ei ole enam ka merest neid sugukalu, kes tuleksid siis jõkke, et uut ringi alustada. Aga see ei ole ainukene negatiivne mõjufaktor, et nende paisude taha on kogunenud aastate ja aastakümnete jooksul päris massiliselt erinevad setteid ja kui pais avada väga kiiresti, et kui see sette ühe korraga ja väga suurtes kogustes lastakse alla looduslikku jõkke, siis see sete muda tegelikult katab need koelmualad, need samad kärestikud, mida need kalad vajavad, selle mudaga lihtsalt ära. Neid mõjusi on tegelikult veel. Kaitsealused liigid üldiselt vajavad siis sellist jõge, kus on palju hapnikku, mis on jaheda veeline, siis tegelikult paisud omavad ka soojusreostuse mõju. Ehk siis selle paisust veekihi pinna pealt alla laskuv veetemperatuur on kordades suurem, eriti siis suveperioodil, kui ta tegelikult looduslikus jões oleks. Mis omakorda tähendab seda, et meie forellid, harjus, neil ei sobi see. Ja on ka viimased uuringud näidanud, et parasiitide erinevate haiguste levik ja suurem levik nii-öelda läbi selle sooja veetemperatuuri ohustab ka seda looduslikku jõe kalade populatsiooni. Seega võib väita, et see pais kui ehitis, mis tundub, et on üks takistus konkreetsel jõe asukohal, siis see mõju on nii paisust ülesvoolu erinevatele liikidele kui ka paisust allavoolu. Nõukogude aeg ma olen leidnud üksikuid tõendeid erinevatest dokumentidest, et kus tõesti ka siis juba mõnedel objektidel nõuti kalapääsusi. Aga tihtipeale need tõesti ei jõudnudki ehitusse või realiseerimiseks. Tegelikult teati, et see paisutus ja pais on jõeelustikule halb, aga tollel hetkel olid lihtsalt muud väärtused võib-olla siis ka tähtsamad. Paisude lammutamine inimeste teadmistesse jõudis kuskil 2009-2010 aastal. Pidev elupaikade ja ka liikide seire andiski meile ka tegelikult need vastused, et see olukord on üpris kesine, kui mitte isegi halb. Jõe seisundid olid halvad, liikide populatsioonid olid hääbumas
ja esimesed kalapääsud ja likvideerimised teostatigi kuskil 2011 kuni 2013, kui RMK alustas 2020 vooluveekogude tervendamise projekti, siis meie põhimõte on täna ikkagi selline, et me tehiskalapääsusi, mis on siis kalatrepid, kalaliftid, neid me enam kahjuks ei rahasta, sest need oma ajas ei ole tõestanud, et kas nad üldse töötavad või nad ei tööta siis tegelikult piisavalt efektiivselt, et looduskaitseliselt tuua selles jões või sellele kaitsealusele liigile see positiivne tõuge või muudatus, et see muutub kuidagi paremaks. Kui see rändetõkke likvideerida, siis see situatsioon ei taastu iseeneslikult. Me peame selle esiteks rändetõkke likvideerima, eks ole, siis selle rändetõkke taha tekkinud setted ja probleem on vaja likvideerida ilmselt ja ka kalavaru ei tule kuskilt iseenesest, vaid see on tegelikult vaja tuua. Seda on nagu tõestatud, et kui me kalad asustame ühte jõkke, siis nad saavad selle jõe aistingu nagu võtavad endaga kaasa, kui nad lähevad merre toitumisrändele ja tagasi tulles nad otsivad seda sama jõge ja väga-väga suure täpsusega tulevad samasse jõkke tagasi, kus nad on tegelikult asustatud. Asustamine tähendab tegelikult seda, et me käime jõgede ääres, kus siis varu olukord on halb, üritame püüda sealt sugukalu, kogume neilt marja ja niiska, paneme need omavahel kokku ehk viljastame, siis marja inkubeerime, nendest kooruvad vassed, keda me siis kasvatame ja siis erinevas vanuses asustame veekokku tagasi, et nad siis leiaksid jälle oma loodusliku raja. Hea näide tegelikult rändetakistuse likvideerimisest ja kalavarude taastootmisest selle koosmõjust on tegelikult Pärnu jõgi, kus tegelikult juba selle sajandi alguses oli vee kvaliteet tegelikult suhteliselt hea ja ka 10 aastat hiljem ei olnud kalavaru iseeneslikult taastunud ja siis alustati tegelikult lõhenoorkalade kasvatamist ja asustamist jõkke, mille tulemuse tegelikult varu jões suurenes ja kui 2019. aastal võeti maha Sindipais, siis peale seda nüüd järgnevad aastad on näinud tegelikult, et varu on omakorda hüppeliselt juba tõusnud. See on väga hea märk sellest, et üks teeb tööd, toimub paranemine, siis likvideeritakse rändetõkke ja tuleb järgmine samm selle kalavaru paranemise suunas. Projekti algus ei olnud kindlasti lihtne, ja seda eelkõige just selle kohaliku kogukonna vastuseisu tõttu. Et oli tekkinud teatud seltskond pigem vanemaealisemaid inimesi, keda siis ka selle Sindipaisuga sidusid mälestused, kes oli seal ujuma õppinud, kelle vanaisa oli seal vabrikus kunagi töötanud, ehk siis isiklikud sügavad mälestused ja nüüd tuli mingisugune võõras inimene kuskilt pealinnast ja hakkab siis nende ajalugu siin lammutama, et eks selline emotsionaalne vastuseis oli päris tugev ja loomulikult muretsetega, nagu ikka, teadmatuse pärast muretsetakse, et mis saama hakkab, mis siit pärast järgi jääb, kui hirmus see kõik siin välja näeb. Näidati ju pilte kuivaks lastud paisjärvedest, mis ongi üks suur sopaväljak. Et loomulikult inimesed muretsesid, et kas meile tuleb ka selline asi siia ja täiesti arusaadav see kogukonna emotsionaalne suhtumine teadmatusesse või sellesse, et keegi nende mälestusi tuleb lammutama. Kui RMK neid paisusi lahendab, siis ma arvan, et üle 90% on sellel nii-öelda protseduuril, et see üldse alata saaks ja mingi lõpptulemusega ka lõppeks, on ikkagi võtmed on maaomanike kätes. Ükskõik, kas see on eraomanik, kas see on valla käes olev kinnistu või on tegemist ettevõtte omanduses oleva kinnistuga. Nagu ikka asjadel kipub olema kaks poolust, et samamoodi oli seal ka väga häälekas paisu lammutamist pooldav kogukonnagrupp, kes siis vastupidi, nii et suhtlusel kogukonnaga oli abiks, aga samas jälle torkisid nad mind igapäevaselt, miks rutem ei saa, mida te mömmerdate seal, tehke kiiremini. Et rääkimata siis sellest, et sa pead neile seletama, et keskkonnamõjude hindamine võtab 2 aastat aega ja seadus ei võimalda seda kiiremini teha, aga nad ütlesid, ikka juba eile oli vaja. Et see kannatamatus oli ka teiselt poolt väga suur. Poolt oli kindlasti rohkem inimesi, mis on ka väga loogiline, sest et paisud ei ole kunagi selle konkreetse koha mure ainult, kus kohas see pais asub.
Et kui me räägime Sindi-Paisust, siis Sindi-Paisu taha jäi üle 3000 kilomeetri vooluveekogusid, mis ulatab ju Paideni, Viljandini välja, et kõik need inimesed tegelikult olid sellest paisust mõjutatud, mistõttu nemad loomulikult ootasid, et see pais sealt läheks. Rääkimata suurest harrastuskalameeste grupist. Pärnu kandis käiakse väga palju ka merel kalal, et ühe sellise paisu mahavõtmine mõjutab ju otseselt ka meres oleva kala hulka. Mina jõudsin paisude teemani seda kaudu, et mulle tegelikult väga meeldivad üldse jõed. Ma suur osa lapsepõlvest elasin jõe ääres ja ma otsisin suve kohta, kus võiks olla jõgi võimalikult lähedal. Ja siis ma koperdasin kinnisvarakuulutuses Varangu veski otsa, mis asub Selja jõe ääres. Ja sinna kohale minnes armusin Selja jõkke ja soetasin endale selle koha, mis oli tol hetkel küll äärmiselt kehvas seisus. Eks esimene mõte muidugi oli tõusvate energiahindade ajastul, et siin saab hakata liikuvast veest energiat tootma, aga päris kiiresti dokumenti lugedes selgeks, et see võimalik ei ole. Ma arvan, et see on kuidagi nagu maailmavaateline küsimus, et minu jaoks kuidagi niimoodi laiemalt ökoloogilise süsteemi toimimine praegusel ajal, kus me näeme, et kliimakriis mitte ei ole nagu ukse taga, vaid see on nagu kohal. Et siis sellise meile eluliste nagu süsteemide toimimine ja selle toimimisele kaasa aitamine on vähim, mis üks inimene teha saab. Ja mina eraisikuna ma ei näinud nagu mingit loogilist põhjust, et miks peaks minu maa peal olema paisu jäänused ja seda veel arvestades, et see vee ökosüsteem ei saa toimida nii, nagu nad tahaksid ja võiksid, siis minu jaoks on ebaloogiline, et miks ma peaksin takistama, kui keegi soovib midagi parandada. Kõigepealt eelneb sellele protseduurile ikkagi päris palju suhtlust. Siis me alustame kindlasti RMK poolt projekteerimisfaasi. Et me üritame selle paisu lahendada kõige efektiivsemal moel. Et kui tal ei ole enam mingisugust otstarvet, siis me üritame ikkagi alati maaomanikega, valdadega suhelda, et kõige targem oleks see pais likvideerida. Kui see kogu eelnev protseduur on läbitud, et see suhtlus ja projekteerimine on tehtud, siis kindlasti üks esimese asju on välja mõelda ja ka siis praktiliselt teostada see, et kuidas see vee ümberjuhtimine käib, et üldiselt ekskavaatorid, kopad, see materjalivedu, see lammutamine, me ei saa ikkagi täiemahuliselt sinna väga kiirevoolulisse jõkke või sügavasse veealasse sõita puhtalt tehnilistel põhjustel. Seega esmane järjekorras on ikkagi, et me üritame selle vee ajutiselt kuidagi mööda juhtida. Väiksematel objektidel on võimalik sellised lihtsamad lahendused, et see vesi pannakse kinni, kas siis pumbatakse, juhitakse mööda. Suurematel jõgedel nagu Vasalemma jõgi siin Vanaveskipaisul tavaliselt kasutatakse siis nii-öelda ajutise veetõkke tamme, ehk siis kogu jõevoolu hulk suunatakse ajutiselt paremasse kaldasse, nii et tööd saaksid tehtud seal paisu juures siis vasakul kaldal ja siis see vahetatakse. Ja kui see paisukeha on lammutatud ja see paisjärve veetase on alandatud, et siis võib alustada erinevate nii-öelda jõesängi taastamistöödega. Et kindlasti paigutatakse jõkke erinevas fraktsioonis kas kruusa materjali. Kui see veetase on juba langenud, siis tegelikult ehitajad saavad ka alustada kaldakindlustuse rajamist, kuniks siis see jõesäng on täiesti õige languga, õige kärestikuga, et ta oleks kogu elustikule, kõikidele kalaliikidele läbitav. Ja viimasena paigutatakse siis jõkke voolurahustuskivid, et ta seda kiiret voolu natukene lõhuks. Üks asi on loomulikult see kalade ja elurikkuse pool, millest oluliselt rohkem ja paremini oskavad rääkida teadlased, aga mina kas näiteks kohaliku omavalitsuse esindajana või ka lihtsalt inimesena, kellele meeldib looduses käia. Varem oli see koht ju suletud, see oli võssa kasvanud, see oli ohtlik, mingi vana betoonrimakas. Kole, sinna ei pääsenud inimesed ligigi.
Mul on natuke kahju, et ma ei osanud nii suurelt unistada ja et ma oleks osanud nii ägedat asja ette kujutada, mis seal praegu toimub. Tõesti, seal on suured rahvusvahelised võistlused või et Lätist sõidetakse sinna süstaslaalomit harjutama. Et pagana kahju, et ma ei teadnud seda selle projekti juhtimise ajal, kui palju ma oleks suutnud inimestele paremini seda tulevikku neile nii-öelda visualiseerida. Võib-olla poleks keegi mind muidugi uskunud ka, aga täna on see lihtsalt tõsiasi ja see koht elab täiega. Inimesel on uhke tunne sellepärast, et aastatega õpid kogu aeg seda jõge ja selle jõe elustikku rohkem tundma. Ja kui sa saad aru, et sa oled andnud sellele elule mingisuguse väärtuse ja seda väärtust tegelikult nii imetlevad, kui ka siis ütleme kalurite puhul nad saavad sellest osa, ütleme kõik Eesti inimesed, siis see on tegelikult väga-väga suur ja tähtis asi. Et selle 3 aastaga me oleme jõudnud lahendada Eesti jõgedel 11 paisuobjekti. Tänasel päeval uue rahastusperioodi alguses me tegeleme jooksvalt juba koos Keskkonnaametiga sellise 100 võimaliku tööobjektiga. Selle sees on nii takistusrajatisi ehk paisusi, kui ka siis erinevaid jõgesi, mis on võib-olla inimmõju tõttu muudetud, on see siis maaparandatud, sirgendatud, õgvendatud. Kui me leiame selle koostöökoha maaomanikuga ja kohaliku kogukonnaga, et meil on kuskilt jõelt võimalik nii-öelda see ränne tagada läbi paisu likvideerimise, siis me vaatame selle tegevuse ja planeerimisprotsessi käigus juba seda jõge pikemalt. Me vaatame seda jõge üles ja allavoolu sellest paisust ja kus on nii-öelda see inimmõju olnud märkimisväärne, siis selle tegevuse raames, kus me juba seda paisu lahendame sellel jõel, me üritamegi neid elupaikasi ja kudealasi erinevatele liikidele, kaasa arvatud kaldavööndeid, taastada juba selle ühe planeerimisprotsessi raames. Ma olen proovinud kuidagi vähemalt oma tuttavatele ka selgitada, kui teemaks tuleb metsandus või kalandus või mingi sellised süsteemid, mis tegelikult, just jälle ökoloogilised süsteemid, mis tegelikult on hädavajalikud meie toimimiseks või ütleme meie nagu tavapärase elu jätkumiseks. Et kui nende süsteemide taastamiseks või nende hoidmiseks me saame midagi nagu teha, siis me peaksime seda tegema. Mitte nagu kuidas me saame seda elu jätkata, kuidas me oleme nagu siiamaani nagu vastu pidanud, vaid kuidas me saame nagu paremini ja jätkusuutlikumalt toimetada. Et see on nagu mingi paradigma, mis väga aeglaselt muutub, aga ma ei näe põhjust, miks me peame hoidma süsteeme, mis enam ei toimi.